Mul on suur rõõm öelda tere tulemast Allar Jõksile. Tervist! Tere! Ja tere tulemast siis tänase elamus bowlingu ja selle pubi avamisele. Küsin sinu käest, Allar, sellist asja. Täna on meil keerulised ajad. Meil on majanduslikult keerulised ajad. Meil on inimesed ärevad. Meil on poliitilised keerulised ajad. Kui sina vaatad kõrvalt sellise endise õiguskantslerina, advokaadina, ikka rahvas saab kokku, ikka luuakse mingeid uusi kohti ja ikka tahab ta tähistada, pidutseda, aja maha võtta. Kuidas sa suhtud sellest? Eestimaalane on tegelikult läbi aegade olnud selline, kes trotsib raskeid aegu ja proovib oma tee leida. Alati on lihtsam alla anda, öelda, et valitsus on süüdi, ilm on süüdi, imperialism ja Trump on süüdi, aga tänane üritus siin näitab, et elamuspaa omanikud ja juhid tegelikult julgevad võtta riske, sellepärast öeldakse, et alati on lihtsam mitte midagi teha, aga tegemine nõuab julgust. Sina nüüd oma kiires elus, kui palju sinul oleks aega võtta kaasa oma pere või sõbrad või lähedased ja tulla ja võtta tõesti nagu aeg maha, telefon läheb sul hääletu peale ja algab selline tõeline mäng, kui mänguline sa ise oled? Just täna siia tules arutasime abikaasaga, et tegelikult elamuspaa on üks väga hea näide sellest, et kuidas rahuldada eestimaalaste ängi sellest kaamusest, et sa tuled siia, sa unustad kõik ära, mis väljas toimub, mis riigis toimub, et selles mõttes väga hea näide. Ja kinkisin just Andres Tiigile enda isikliku raamatu õiguskantsler Allar Jõks ja kirjutasin sinna ka pühenduse, mis on umbes kannab sama mõtet, et aitäh, et sa julged ja jätkad järjekindlalt Eesti ärikultuuri arendamist. Et see on tegelikult väga oluline, et keegi julgeb ujuda vastu voolu ja selliselt nagu Eesti majandust edendada. Aitäh sulle ka, Allar, et sa jaksad, julged ja jõuad ikka vastuvoolu ujudes öelda nii palju ilusaid sõnu. Ja ma tahan näha sind üsna pea siin. Võtta see aeg maha, pane see telefoni, lubad mulle? Ja, ma luban, jah. Ja, aitäh sulle!